Tere! Meil on teile Uku tiimi poolt põnevad uudised. Me oleme välja andnud uue paketi nimega Elite. Elite-pakett sisaldab endas loomulikult kõike, mida sisaldab ka tiimipakett, kuid seal on ka veel täiendavaid funktsionaalsusi. Eesmärgiga aidata teile oma organisatsiooni veelgi paremini juhtida. Osad Elite-paketi funktsionaalsused tulevad välja aastal 2025. Osad neist on nüüd juba kättesaadavad. Te tunnete need funktsionaalsused äppide all ära Elite'i märgiga ja 2025 on meil siin veel välja tulemas ärianalüüs, erinevad finantsraportid, pakkumiste haldamine, ressursimahu planeerimine ja veel mõnda muudki. Täna näitan teile natukene lähemalt juba olemasolevaid Elite'i funktsionaalsuseid. Alustame selleks dokumentide äpist. Dokumentide äpp annab teile võimaluse siduda Uku oma ettevõtte dokumentide haldusega Google Drive'is, OneDrive'is või SharePointis. Kui te seote Uku ühega neist ära, siis Uku loob automaatselt teie dokumendi haldusesse eraldi kaustade struktuuri ja hakkab kõiki faile, mida te üles laete kas kliendi all või ülesande all või mida laevad üles teie kliendid, siis vastavatesse kaustadesse ka salvestama. Kui te soovite, te võite mõningate failide salvestamist välja lülitada ja võite ka välja lülitada dokumenti puu loomist. Uku ilusti siin kõrval näitab teile ka kohe, mis on teie seadistuste efekt ja mõju. Kui te soovite, te võite ka välja lülitada failide varundamise Ukus. Kes veel ei teadnud, siis igal kliendi profiilil on nüüd olemas ka dokumentide vaheleht, kus te näete kõiki faile, mis on selle kliendiga seotult või temale tehtava tööga seotult üles laetud. Lähme edasi kliendiportaali. Kliendiportaalis on nüüd võimalik kirjeldada erinevaid menüülinke. Mida see tähendab? Sisuliselt tähendavad menüülingid seda, et te saate kliendiportaali ehitada kohandatud menüü ja saate siia seadistada mis iganes protsesse ja ligipääseda kliendile soovite jagada. See annab teile võimaluse oma ettevõtte poolt pakkuda klientidele ühtlustatud kliendikogemust. Kõik, mida nad teie ettevõttega koos või teie töötajatega koos teevad, saab olla hallatud siin standardiseeritud protsesside kaupa. Saate siin näiteks seadistada juurutamisprotsessiks vajalikke küsimustikke, võite lisada tagasiside küsimustikke, jagada klientidele ligipääsu lepingule, teenuste nimekirjale, mida iganes te soovite. Ning te saate iga kliendi all soovi korral ka menüüd veelgi enam kohandada. Ehk siis, kui te ei soovi, et antud klient osadele menüüpunktidele ligi saab, siis te saate need tema jaoks välja lülitada. Või kui te soovite igale kliendile defineerida erineva dokumentide kausta, siis saate seda kliendi profiilil täpsustada. Nüüd on võimalik igal inimesel ka ise, või siis õigemini igal ettevõttel ka ise seadistada endale avaliku API ligipääs. Te saate nüüd avaliku API ise aktiveerida ja seadete lehel endale luua API võtmeid. Kindlasti on soovituslik luua erinevaid API võtmeid, kui te kasutate rohkemat kui ühte süsteemi liidestumiseks. Samuti te võite soovida luua erinevaid API võtmeid arendajale ja süsteemi ligipääsuks. Ja see võimalus on teil siin olemas. Saate luua mitmeid võtmeid. Klientide all on nüüd võimalus hallata ka eelarveid. Eelarve võib olla projektipõhine, võib olla igakuise töö jälgimiseks, kui kliendil on kuine eelarve, võib olla lepingupõhine ja võib ka võtta arvesse kõiki arveid, mis kliendile väljastatakse. Te saate Ukus seadistada ka eelarve jälgimiseks teavitused. Kui näiteks 90% eelarvest on täitunud, siis ma soovin saada süsteemi teavitust Ukus ja soovin saada ka e-kirja. Lisaks näete te kliendi külgribal eelarve täitumist. Ning kui nüüd tõesti peaks olema mõni eelarve,
juba lõhki, siis lisaks sellele, et te näete ka siin seda hoiatusmärki, te näete igal ülesandel kliendi all teavitust, et eelarve on tegelikult ületatud. Ehk siis raamatupidajal on võimalik saada see info, et siin võib potentsiaalselt olla probleeme. Te saate välja filtreerida ka eelarveid puudutavaid infot klientide nimekirjas, et saada detailsemat ülevaadet. Aga lähme edasi järgmiste funktsionaalsuste juurde. Uku äppide hulgas on nüüd olemas ka tööjõu äpp ja tööjõu äpi all on päris palju erinevaid võimalusi. Te saate jälgida kaugtöö tegemist, te saate jätkuvalt jälgida FlexTime ja puhkuste haldust ning nüüd te saate luua ka kasutajate väljasid. Ehk siis samamoodi nagu te saate luua lisaväljasid klientidele ja kontaktidele, saate te seda teha nüüd ka oma töötajatele. Vaatame ühe kasutaja profiili alla. Siin info vahelehel te näete ilusti kõiki lisaväljasid, mis te olete loonud ja saate siin neid ka täita. Saate kirja panna, missugused seadmed on töötajale väljastatud, saate kirja panna, missugused on tema oskused, missuguseid keeli ta kõneleb, tõesti mis iganes infot te siia soovite kirja panna. Märkmete alla saate veel lisada ka vabatekstimärkmeid, üles laadida dokumente. Kui te soovite näiteks arenguvestluse kokkuvõtteid siia panna, siis on ka see võimalus. Kokkulepete all saate sarnaselt varasemale lahendusele kirja panna töötajaga tehtud kokkulepped, milline on tema tööaeg, mis päevadel, kui te soovite päevakaupa täpsustada. Kuid nüüd te saate siia kirja panna ka tema väljamüügi hinna ja saate kirja panna ka tema oma hinna ja kulu. Ning jätkuvalt on alles ka puhkuste lahendus. Kaugtöö jälgimiseks on iga inimese profiili juures siin nähtav väike ikoonikene, mis indikeerib, kas ta on hetkel kontoris või eemal. Vajadusel saab ta seda siin ise sisse välja lülitada ja muuta. Ning vastavalt sellele seadistusele, kui panna ajakirje käima, paneme siit stopperi käima, siis vastavalt sellele, mis mul on hetkel seadistus, ma olen kontoris, tekib siia ka siis märge, kas tegemist on kontori või kaugtööga. Vajadusel saab tagantjärgi hiljem neid ajakirjeid ka korrigeerida. Ning loomulikult on võimalik raportis seda infot näha, kas inimene töötas kontorist või siis eemalt. Ning FlexTime'i all on võimalik hakata jälgima, mis on kokku lepitud kontoritunnid ning kas neid kokkuleppeid ka jälgitakse. Te saate seadete ja äppide all ka ära defineerida kontori asukoha, ehk siis Uku on suuteline IP aadressi järgi tuvastama automaatselt, kui inimene on kontoris. Ja nüüd lõpetuseks näitan teile ühte kaua oodatud funktsionaalsust, mille nimi on auditlogi. Iga inimene näeb enda profiili all tema isikliku auditilogi, kuid lisaks on siis ka administraatoritel ja omanikel võimalik näha ettevõtte ülest auditlogi ja siin auditlogis ka teostada otsinguid. Ehk siit tuleb ilusti välja, millised töötajad on teinud erinevaid muudatusi ülesannetega, projektiga, kliendiga, lepinguga. See kõik jookseb ilusti auditlogist välja. Ja järgmiste Uku uuendustega anname teile ka võimaluse kustutatud taaske ja ülesandeid tagasi luua. Ehk siis saaksite auditlogist otse öelda, et loo see ülesanne tagasi. Ja see ongi kiire ülevaade meie eliitpaketist. Kui te soovite rohkem infot, siis kindlasti andke meile märku, kirjutage, broneerige kõne ja hea meelega näitame teile juba seda ülevaadet detailsemalt. Aitäh!